Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi. Parabellumil on täna närvimõõdik täiesti üle skaala, härrased. Täiesti üle skaala. Oleme tõesti huvitaval tasemel. Igatahes loodan, et olete biolainel, sest ma näen, et on inimesi, kes pole selle looga kursis, aga aitäh, see ongi täpselt Brandoliini seadus. See tähendab, et energia hulk, mida peab kasutama jamade ümberlükkamiseks, on pöördvõrdelises seoses jamaga endaga. Aga me proovime meetodi. Mitte kunagi ei tohi ma kaotada juba kaotatud lahingut. Ja mulle meeldivad tuuleveskid. Nii et siin me oleme. Nii et neile, kes pole seda lugu jälginud, tegime väikese lühivideo, aga lühivideosse ei saa panna kõiki andmeid ega kogu ümberlükkamist. Tulsi Gabbard, Ameerika Ühendriikide riikliku luuredirektor, avaldas ja deklassifitseeris sisuliselt uusi dokumente, mis puudutavad biolaboratooriumi Ukrainas. Neile, kes ei tea, biolaboratooriumid on igal pool. Neid on ka Itaalias. Spallanzani näiteks on väga kuulus Itaalia biolaboratoorium. Biolaboratooriumid on olemas. Need jagunevad 4 kategooriasse, põhimõtteliselt tasemest 1 kuni tasemeni 4, ütleme nii, et 4. tase, 4 on kõrgem tase. Ja seal hoitakse ka näiteks Ebola viirust. Seega on see väga kõrge turva- ja juhtimistasemega labor. Paljud laborid, mis olid Ukrainas, olid tasemel 2, mõned tasemel 3, aga ühtegi 4. taseme laborit ei olnud. Aitäh! Otsime BSL-i, eks. Bioloogilise ohutuse tasemed tähendavad sisuliselt seda, millist ohutustaset on vaja teatud asjade käsitlemiseks. Ameerika Ühendriikide biolaborite rahastamisprogramm hõlmas 120, 140 laborit üle kogu Euroopa, sealhulgas umbes 30-40 Ukrainas. See on midagi uut. Ei, sest see asi on täiesti kummaline ja naeruväärne Ameerika Ühendriikide riikliku luuredirektori jaoks. Nüüd ma näitan teile asju samm-sammult. Neid on palju, nii et tulge kaasa. Eldus. Sama direktor kinnitab, et dokumendid on deklassifitseeritud, kuid nende analüüs põhineb avatud allikatel. Ja juba siin on probleem. Kui miski on avatud allikas, siis on see avatud allikas. Kurs. Kuidas sa saad selle deklassifitseerida? Ja juba siin on lühis just selles täitumisviisis, mida üks luureagentuur ei teeks kunagi, ei rohkem ega vähem. Nii et lõpuks, kui keegi vaatab seda raportit, siis see on raport, mida nimetatakse teabe puhastamiseks ehk information laundering'uks. Mida see tähendab? See on operatsioon, kus sisuliselt luuakse vale või eksitav teave kui tõest andmete põhjal, mida muudetakse ja esitatakse uuesti. Ja see jaguneb sisuliselt 3 etapiks. Paigutamine, mis tähendab info paigutamist, kihistamine ehk kihiline ülesehitus ja integreerimine. Ja lõpuks sisuliselt lisad selle sisu. Ja tundub, et seda on manipuleeritud ning seetõttu tajutakse seda kui legitiimset. Ja tegelikult näeme ja pane tähele sõnu, mis on märgitud. Ta on deklassifitseerinud uut luurematerjali. Keegi ei saa deklassifitseerida asju, mis on juba avalikult kättesaadavad. Punkt. Luuremaailmas on dokumentide klassifitseerimine erinevatel tasanditel. Aga kui deklassifitseerida midagi, mis on juba avalik allikas, siis pole sellel lihtsalt mõtet. Miks sa deklassifitseerid midagi, mis on juba madalamal tasemel? See on avalik, ei rohkem ega vähem. Nii et mida sa siis tahad deklassifitseerida? Probleem ei seisne ainult selles asjas, mis luurenomenklatuuri seisukohalt ei päde. Probleem on hoopis muus. Nendes 4 viletsas slaidis, mis deklassifitseeriti, on tegelikult topelt kopeeritud ja kleebitud tekstid. Suurem osa pärineb ühest Vene dokumendist, mis esitati ÜRO-le 2022 aastal.
Ma näitan teile PDF-e ja teil on võimalik need alla laadida, saate neid ise vaadata. See omakorda kasutas slaide ühest Ameerika erafirmast, Black Witchist. Tegelikult Hatch Witch. Seega on see materjali korduv esitamine, mis oli juba varem esitatud ja millele oli juba vastus saadud. On olemas ametlik ÜRO vastus, mis on materjali hinnanud, kuna keegi ütleb, et see peaks olema kolmas osapool, mitte venelased, mitte ukrainlased, mitte ameeriklased. Põhimõtteliselt on olemas see allikas, ÜRO meeskond on loomulikult hinnanud venelaste koostatud toimikut ja see on vale tulemus. Leiate uudised Reutersist, aga ma panin kõik allikad kirjeldusse. Nii et dokument, mille esitas Tulsi Gabbard, 4 slaidi, on tegelikult kopeeritud ja kleebitud. See on venekeelne originaalversioon. Nüüd näitan teile ka PDF-i. Ja see on versioon, mille esitas Tulsi Gabbard. Pange tähele, et nad on sisuliselt lisanud ainult riikliku luuredirektori büroo templi selle slaidi siia, kus kirjeldatakse laboreid. See pärineb samuti sellest Vene slaidist, 2022 aasta Vene dokumendist. Need on identsed. Ma panin teile punased jooned ja te leiate praktiliselt täpselt samad kirjeldused Vene dokumendist Ameerika dokumenti. Need on praktiliselt identsed, mingit vahet ei ole. See graafika, mida te nägite Vene dokumendist, ei ole isegi tehtud Vene dokumendi poolt. Tegelikult pärineb see sellest dokumendist, Black Witchist, mis sisuliselt räägib sellistest asjadest. See infograafika koos kõigi logodega on võetud veel 3. dokumendist. Nii et Tulsi Gabbard võttis sisuliselt 4 slaidi Vene dokumendist, mis juba oli kokku pandud teistest dokumentidest. Aitäh! Ta deklassifitseerib selle, aga see oli juba avalik info. Vene dokument on alla laaditav, nagu ka Black Witchi oma. Ta paneb sellele lihtsalt templi peale. Riikliku luurejuhi templi ja ütleb, et oleme need rahastused avastanud. Hiljem vaatame ka rahastuste lugu. Tuleb märkida, et isegi Tulsi Gabbardi suurtes paljastustes ei mainita kusagil ühtegi bioloogilist relva. Ka seal on oma tehnika. Mis mõttes tehnika? Ma ütlen sulle, et olen deklassifitseerinud uusi dokumente, mida mul on natuke. Ümber töötanud venelastelt saadud dokumentidest. Panen sellele Ameerika templi peale ja ütlen sulle, et olen avastanud selle tohutu Ameerika rahastuse, mida keegi ei tahtnud sulle teada anda. Ja sellega asi piirdubki. Nad ei ütle sulle, et me oleme kindlalt tõestanud, et nad tootsid bioloogilisi relvi. Nad ütlevad lihtsalt, et me avalikustasime selle rahastamise, deklassifitseerides asju, mis olid juba avalikult kättesaadavad. On ka see paradoks, et öeldakse, et see on luureanalüüs, mis on tehtud avatud allikatest, aga ei öelda, et need allikad on Vene omad. Seega see ei ole, miks sa seda teed. Sest raportis järeldust ei ole, nad ei ütle sulle, vaadake, me jõudsime järeldusele, vaid järelduse pead ise tegema ja see põhineb ideoloogilisel asjal. Kui see on olemas, oled sa venemeelne. Ka ameeriklased kinnitavad biolaboratooriumite olemasolu. Bla, bla, bla. Nii see käibki. Ma panen sind mõtlema nii, et ma ei ütle seda sulle otse välja, sest mul ei ole tõendeid. Järelduse teed sina ise vastavalt oma seisukohale. See on tehnika. Ma näitan veel üht väga huvitavat asja, mis minu arvates on ka naljakas. Selles vanas Vene raportis olid ka kaardid. Need on ka Bardi originaalslaidid, kus ta räägib kaardist, mida siin näete, kus väidetavalt on 40 laboratooriumi Ukrainas, mis on sama kaart, mis on ka Vene dokumendis. See on natuke kummaline kaart. Ütleme nii, et kui tehakse kaart, siis luuakse mingi kriteerium. Seega ma küsin publikult, kes koos minuga vaatab. Ma kujutan ette, et kui te näete väikseid ikoone, siis arvate, et need tähistavad olemasolu.
Labori olemasolu, mis on jagatud tasemeteks, näete värvide järgi. Seega tase 2, väike kollane kolmnurk ja koht, kus see labor asub. Nüüd, kui me kaarti loeme, Harkiv, okei, natuke laiali valguv, natuke ebamäärane, Dnipropetrovsk, okei, Luhansk, Donetsk, okei. Sest oblastid kannavad ka linnade nimesid. Herson. Okei, kuigi oblasti nimi on Krimm. Näete, Krimm on juba probleem. Krimm ei ole linn. Mis? Ja see pole isegi oblast, mis kannab seda nime. Teine on Kiiev. Kiiev, mis ei asu siin, vaid siin. On Tšernihiv, mis ei asu seal, vaid asub Kiievist kirdes. Transkarpaatia, mis ei ole linn, vaid on piirkond. Ja te mõistate, et siin on mingi probleem. See on, nagu ma ütleksin, et Toskaanas on biolabor. See ei ole justkui kriteerium ega keel, mida kasutatakse luureanalüüsis või luureraportis. Lisaks pange tähele, et samal kaardil, mille venelased esitasid, minu arvates tehisintellekti abil loodud. Sest kes on Velli? Meie maailmas oleme seda endalt küsinud. Osindis leidsime kive just seal. Miks? Siil on väike küla, kus on 10 maja, millest Ossinti analüütikud leidsid ka satelliidipildi. Ja nendel 10 maja piltidel ei ole ühtegi angaarit. Need on 10 väikest maja. Seega laborit seal kindlasti ei olnud. Pane tähele, et isegi punasel kaardil ei ole ühtegi punast täppi. Ma kasutan nende legendi. Seal on 4. taseme labor, kus tõesti käsitletakse keerulisi asju. Näiteks Balanzani instituudis. Kõrge taseme patogeene. Kõik teised, 1., 2. ja 3. taseme laborid on täiesti tavalised asutused. Et meile selveks teha. Biohutuse 1., 2. ja 3. taseme laborid on tavalised rahvatervise diagnostikalaborid, kus tõkestatakse COVID-i koldeid. Seal tegeletakse ka linnugripi, katkuga, Aafrika seakatkuga ja muu taolisega. See suur paljastus, mille Kapart tegi, võib olla kopeeritud sellest Vene dokumendist, mida ma teile näitasin. Aga te saate selle alla laadida, see ongi see Vene dokument. Nagu näete, on siin täpselt samad asjad nagu Ameerika dokumendis. Ei rohkem ega vähem, tegelikult isegi mitte. Pigem see Ameerika oma. See tsenseerib ka mõningaid asju, aga te saate selle alla laadida, leiate sealt täpselt samad kaardid, samad asjad. Dokumendi, mida ÜRO on läbi vaadanud, lükati täielikult tagasi. 1., 2. ja 3. taseme biolaborid. Sono laboratori normali. Täiesti tavalised lisaks kaart. Ei näita ajavahemikku selles mõttes, et need on laborid, mis eksisteerisid 2022 aastal. Või mis eksisteerisid varem. Ja kui nad eksisteerisid varem, siis kuna nad võtsid suurema osa Donetskist ja Luhanskist, oleksid nad pidanud mõne biolabori enda kätte saama. Biolaboratooriumid. Aitäh, nad oleksid kohe tormanud sinna, et teha reportaaže nendest asjadest. Mitte midagi, 0, mitte ühtegi. Mis puudutab Krimmi, Donetskit ja Luhanskit, siis pole mingit tõendit selle kohta, et seal oleks arendatud mingeid eriti ohtlikke patogeene. Ja siis kasutame natuke loogikat, mängime vandenõuteoreetikuid. Mina olen Ameerika, tahan õhutada venelasi Ukrainat tungima. Ma teen laboratooriume, mis loovad massihävitusrelvi, bioloogilisi patogeene, 4 taseme laborites Ukrainas. Millisesse riiki on venelastel kõige lihtsam sisse imbuda? Esistere. Nende silme all. Ja venelased ei ole 2014 aastast tänaseni suutnud tõestada mitte midagi kõigi nende laborite kohta, kuigi neil on tohutu võime riiki ja piirile imbuda. Loomulikult, sest me peame neile asjad lihtsamaks tegema.
tänu Indrile, Broken Bulbile, parameetrite otseülekannetele, parimatele vaktsiinidele rumaluse vastu. Soovin teile kogu võimalikku edu teie projektis. Aitäh, oodake, sest see lugu ei lõpe veel. Kabardi raport ei anna absoluutselt mingeid tõendeid. Ta ütleb, me lõpuks avaldasime, et need rahastused ei ole varjatud. Need rahastused on varjatud. Dokument Verduranic. Rilasciato America Ei, mida te leiate, täiesti vabalt. tranquillamente online. Kaitseministeerium, koostöö seoses programmide vähendamisega, Roberto, aitäh. Koostöö seoses bioloogiliste programmide ja tegevuste vähendamisega. Vältida Ukrainas. Kõik on avalik. Need dokumendid on avaldanud Ukraina riik, Ameerika Ühendriikide välisministeerium, Ukraina saatkond, Ameerika saatkond, Ukraina saatkond, Ameerika Ühendriikide saatkond ning alates 2005. aastast on see programm olemas. Need on teatud asjad, see programm on olemas alates 2005. aastast, 2005. Ameerika Ühendriigid on alates 2005. aastast investeerinud Ukrainasse ligikaudu $200 miljonit, toetades 46 Ukraina laborit, diagnoosimiskohti ja nii edasi. Et tõsta bioloogilise ohutuse, turvalisuse ja järelevalve taset nii inimeste kui loomade puhul. See on kõik avalikult kättesaadav. Siin pole mingit paljastust. See on kõik avalik. Nii et meil on põhimõtteliselt riikliku luure direktor, kes muudab faili, mis tegelikult on konfidentsiaalne. Ta paneb peale Ameerika templi. Ta ütleb, et see on deklassifitseeritud, kuid analüüs põhineb avatud allikatel, mis oma olemuselt ongi avalikud. Siin pole midagi deklassifitseerida, mis paljastab selle suure vandenõu biolaborite rahastamisest, mis on avalik. See on see leping, mille saab alla laadida ka Ukraina veebilehtedelt. Ameerika Ühendriikide ja Ukraina vahel. Allkirjastatud 29. augustil 2005. Lähme leheküljele 3. Leping Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi ja Ukraina tervishoiuministri vahel, mis puudutab koostööd ennetamise ja leviku tõkestamise valdkonnas. Tehnoloogiate, patogeenide ja muude asjade osas, mida saab kasutada bioloogiliste relvade arendamisel. Kõik on avalik, ei ole mingit vandenõud, keegi ei varjanud neid asju siin. Jätame kõrvale selle, mida ütlevad ajakirjanikud ühel või teisel poolel ja nii edasi. Mina leidsin kogu selle info internetist. Nendel saitidel, mis teoreetiliselt pidid kõike varjama, seega ukrainlased ja ameeriklased. See on kõik see info on avalik. Leiate lingid kirjeldusest. Nii et ka see jutt, et ta avaldas mingisuguse uskumatult olulise dokumendi, on kõik avalik info, ei rohkem ega vähem. Te saate need ise alla laadida. Teisalt avaldab Ameerika saatkond Kiievis neid asju. Vaadake, ma panen kõik lingid vestlusesse, sest allikad ma ikka lisan. Alati lõpus. See on 2019. aasta Ameerika dokument, mis räägib rahastamisest. Eelmine oli saatkonna dokument. See on Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi 2022. aasta 11. märtsi dokument. Need kõik on dokumendid, mida saate alla laadida. See on ka Tulsi Kabardi pressiteade. 4 slaidi, mis on siit-sealt kokku korjatud. Need on kõik asjad, mis pole mingi saladus, ei rohkem ega vähem. See on Vene originaaldokument. Viimase lingi panin teile vestlusesse. See on ÜRO link dokumendile, mille venelased esitasid 2022. aastal ja mida ÜRO oli juba näinud. Need on kõik dokumendid, mida saate rahulikult alla laadida. Panen teile originaalligad, mitte isegi YouTube'i või Telegrami lühilingid. Need on otselingid saitidele, mis neid majutavad. Ja see on Black & Veatchi originaaldokument. Nende veebisaidilt. Mis on selle loo moraal? Ma ei tea, miks ta seda tegi. Aga loogilisest vaatenurgast pole sellel mõtet. See lihtsalt ei ole mõistlik. Just see asjaolu, et
väidad, et avalikustad dokumente, mis on juba avalikult kättesaadavad. aga mitte avatud lähtekoodiga, sellepärast et nemad võtsid need avatud lähtekoodiga dokumendid ja tegid siis uuesti analüüsi. Sest mingit analüüsi pole. Nad võtavad sõna-sõnalt Vene slaidid ja tegelikult tsenseerivad isegi mõningaid osi neist. Aga asi on selles, et kõik need dokumendid on juba mõnda aega avalikud, mõned juba 15 aastat. Need kokkulepped on aastast 2005, mõned aastast 2019 ja nii edasi. Nii et ainus mõte sellisel operatsioonil on info taaskasutamine. See tähendab, et luuakse vale narratiiv asjade põhjal. Jutumärkides seekord Ameerika, mitte Vene šablooniga, mis muidugi oli üks osapooltest. Ja seega minu arvates lasid selle välja ameeriklased. Kui isegi ameeriklased seda ütlevad, siis on see tõsi. Tegelikult, kui inimene vaatab kõiki asju, saab ta aru, et see on täiesti vale. Nii et igaüks kujundagu oma arvamus, mina olen teile dokumendid välja pannud, te võite neid vaadata. Seega ei ole see minu arvates arvamusavaldusega midagi sellist. Minge vaadake, mis on bioohutuse taseme klassifikatsioon. Sama Vene kaart ei näita ühtegi 4. taseme laborit. Ukrainas on need 4 slaidi, mille andis välja riikliku luuredirektori büroo. Kõik siin sees olevad andmed on otse võetud Vene slaididelt. Isegi DC ei ole neid ümber töötanud. Võtad sama teksti ja töötled seda ümber, teed ise tabelid. Ei, isegi seda mitte. See tähendab, et sõna-sõnalt kopeeri ja kleebi peintiga. See tähendab, et tase ongi selline. Pane tähele, millised osad ta ära tsenseeris. Need osad, kus oli ilmselgelt aru saada, et tegemist oli vana dokumendiga ja et see pärines Vene dokumendist. Kabardi puult deklassifitseeritud 23. aprillil 2026. Kahju ainult, et see kraam on juba 4 aastat internetis üleval olnud. Ei rohkem ega vähem. Miks siis neist biolaboratooriumitest nii palju räägitakse? Sest kui võtate 2 inimest, kes vestlevad ja üks on venemeelne ja teine ei ole venemeelne, siis see, kes ei ole venemeelne, eitab nende olemasolu. Sest neid asju on keeruline seletada. Venemeelne aga ütleb, et need on olemas, sest Tulsi Kabart kinnitab seda. See asi ei ole arvamuslik. Kui ma võtan Vene dokumendi ja see on identne Kabardi dokumendiga ning see sama Vene dokument on tõesti väga halvasti tehtud, siis polegi eriti midagi öelda selle dokumendi kohta. Selle operatsiooni pettuslik kavatsus on ilmne, muide vahetult enne, kui ta ametist lahkub, sest ta lahkub varsti. Küsimus oli, see oli hea küsimus. Mu väike Kairan, see on hea küsimus, aga kui nad olid 2005. aastal, siis küsimus on, kas oli vaja neid just Ukrainas teha? Ei, neid ei olnud vaja just Ukrainas teha. Kas nad tegid seda? Vaata, see küsimus on suurepärane. Enamik laboreid ei loodud, need olid juba olemas. Ja Nõukogude Liidust, kui sul on teatud tasemega patogeenid, on neist raske lahti saada. Seega vähemalt pooled neist laboritest olid Nõukogude päritolu. Ja ukrainlased hoidsid neid alles loomulikult. Need olid ohtlikud, sest neil polnud palju raha, et neid kõiki ülal pidada. Nii et ameeriklased, kui sa vaatad ka seda, mis on kirjas 2005 aasta lepingus, panid nad ukrainlased need ka demonteerima. See oli natuke selline, et vaatame, kuidas läheb. Raha, et mõnda neist ülal pidada, teised tuleb demonteerida, hallata ja nii edasi välisraha toel. Sest see kuulus sinna alla, ma ei saa teile ette lugeda. 100 miljonit tuli dokumendi järgi. Aga see kuulus ka tuumarelvade demonteerimise leppe alla. See oli ka olemas, oli ka juttu tuumarelvade demonteerimisest. Siin sees oli kõik relvad, mitte ainult need bakterioloogilised, laborid, sellised asjad. Seal oli jutt sellest, et aitame kõige sellega natuke hakkama saada. Kui te lähete ja loete seda 2005 aasta relvade leviku asja, siis seal räägitakse palju ka tuumarelvadest, mitte ainult bioloogilistest. Ja see on huvitav. Vaata. Soovides rakendada Ameerika Ühendriikide ja Ukraina vahelist kokkulepet,
mis puudutab abi andmist Ukrainale strateegiliste tuumarelvade kõrvaldamisel ja massihävitusrelvade leviku tõkestamisel. See puudutas nii tuumarelvastust, mis on juba tehtud, ja seda käsitleti loomulikult prioriteetselt. Varem polnud need laborid sugugi kasutud, need täitsid ka sotsiaalseid funktsioone ja täidavad neid siiani. Kõik tehti loomulikult koostöös Kiievi epidemioloogia tervisekeskusega, teiste Odessa uurimisinstituutidega ja veel mitmete kohtadega. Seega on see laiem programm. See on osa programmist, sest selle sees oli loomulikult ka patogeenide uurimine ja muud sellised asjad. Nii et nad ei loonud neid tühja koha pealt, vaid aitasid säilitada ka vanu nõukogudeaegseid asju. See on palju laiem teema, tegelikult peaks kogu dokumendi läbi lugema, et aru saada, kui palju muid asju see leping reguleeris. Ja see rahastus ei puudutanud ainult biolaboratooriume ja nii edasi, vaid hõlmas ka gaasi, keemilisi aineid ja palju muud, lisaks tuumarelvadele. Seega ei ole kõik laborid vanad, kindlasti on seal ka uusi laboreid, mis on loodud hiljem. Sest võib-olla oli varustus vana ja selles piirkonnas ei olnud seda. Mitte ainult ühte, vaid paljud olid juba varem olemas. Pole juhus, et Vene kaart hõlmab ka väga vanu asju nõukogude ajast. Dokumendid on koostatud ja venelased on tehtud juhuslikult. See, et sa märgid, et Krimmis on enam-vähem labor, ei tähenda mitte midagi. Kes tuli valesse kohta? Tšernõi. Kes tuli valesse kohta, see tähendab, et venelased ei tunne Ukraina geograafiat. Vaevalt on usutav, et sa teed raportit nende kohta, kui sa kirjutad sabakond lehekülje sellest, kus need laborid asuvad, mida sa paljastad. Ja sa ei suuda kaardile panna Tšernõi asukohti, mis on kaardil täiesti valesti paigutatud. Mõned laborid on määratud linnadesse, teised piirkondadesse, umbes nii. Sa ju saad aru, et selline kaart on tehtud sellepärast, et kellelgi on see viga. Sest kui sa palud tehisintellektil teha enam-vähem kaarti, võib selline asi eksida. Tõenäoliselt ajaskida läheduse tõttu ühe koha teisega segi. Need on 2 kohta, mille nimi on sama, kuid üks neist on 10 majaga küla ja teine oli pealinn. On palju vigu just nimelt ligikaudsuse tõttu, mis on iseloomulik ühele põlvkonnale. Mõnele tehisintellektile ei ole antud õigeid juhiseid. Ja ta tegi selle enam-vähem ära, sest kui keegi tahab mulle väita, et venelased ei tunne Ukraina geograafiat, siis see on täielik jama, nagu keegi ütleks. Nii et nagu näete, teil on juba kõik dokumendid olemas, laadite need alla, vaatate neid, võrdlete neid ja võite rahulikult näha, et need on lihtsalt kopeeritud ja kleebitud. Ei rohkem ega vähem. Ei, kas pole nimed, mida venelased on niši jaoks teinud? Aruande koostasid venelased inglise keeles ja andsid selle ÜRO-le üle. ÜRO-le. Nii et vigu pole, ei rohkem ega vähem. Ja võib-olla polnud needki selle aruande ainsad probleemid. Siin jõuame teise küsimuseni, mille samuti tuleb ümber lükata, sest praegu toimub palju segadust. Mõni päev tagasi pommitati taas, nagu tavaliselt, ja tabamuse sai sisuliselt üks ajalooline filmistuudio Kiievis. Keegi võib öelda, et mis tähtsus sellel on, et Dovženko filmistuudio sai pihta. Ma olen sellest rääkinud, seal hoiti ka ajaloolisi filmilinte ja muud taolist. Ja keegi võib küsida, miks sa sellest räägid, sest miks valetatakse? Praegu levib see biolabori jama, mille kohta pole mingeid tõendeid. Sest kui keegi loeb Kapara raportit, siis seal öeldakse ainult, et avastasime rahastamise. Aga ei öelda, et avastasime, et nad arendasid midagi või midagi sellist. Ta viskab selle välja ja jätab igaühele võimaluse ise oma versioon luua. Nipp seisnebki selles, et kasutada oma autoriteeti jutu ülesehitamisel. Aga ma ei ütle sulle täpselt, mida ma tegelikult leidsin.
ma esitan seda natuke üldisemalt, nii et sina saad ise oma järelduse teha. Nemad ei pane sellele oma pitserit peale, me lihtsalt ütleme, et see on nii nähtud. Põhimõtteliselt tabatakse neid Dovženko filmistuudioid, hävitades kostüümikollektsiooni, ma arvan, filmilinte ja muud sellist. Ukraina. ja levivad mõned fotod. Nagu näete, need on videokaadrid, ütleme siis originaalid videost, mille Ukraina üksused avaldasid. Miks sellest suur segadus tekkis? Nüüd ma selgitan teile originaalvideo. see on video, mida Vene propaganda levitab. Need on kaadrid, mitte video. Üksikkaader, pange tähele neid plekke nende aukudega. Põhimõtteliselt näitavad venelased, et tegelikult tootsid ukrainlased stuudios droone, sest need on droonide tiivad. Nägite? Näete, et augud klapivad. Tegelikult on venemeelsete väide, et selles ajaloolises stuudios toodeti droone. Siin on kaks väikest probleemi. Üks. Droonid ei ole valmistatud plekist. Droonid on valmistatud äärmiselt kergest materjalist. Kui neil oleks see kaal peal, oleksid nad kõik lõmastatud esiteks. Teiseks, see on liikluspolitseinik. See on Ukraina uudistesaate originaalvideo. See pannakse külili. Need tunduvad ka roostes olevat, kuid plastmaterjal, millest droonid on tehtud, on väga kerge. Selle kaaluga oleksid need kõik lõmastatud. Tegelikult tundub, et need on plekid, sest ma tean, tundub, et need on plekid. Sest tehisintellekt, mida kasutati videoekraanipiltide manipuleerimiseks, tegi üles skaleerimise. Seda näitasid venelased. Pane tähele, et tellised on hästi näha, droonide tiivad on hästi näha ja nii edasi. See on originaalvideo. Originaalvideo muidugi on see natuke kehvem, ütleme nii. Siil on hunnikutes igasugust rämpsu ja hävingut, millest hästi aru ei saa. See on originaalpilt. See on aga pilt, mida on tehisintellekti abil üles kaalutud. Kui keegi on kasutanud Photoshopi, mina kasutan seda tihti kaanepiltide tegemiseks, siis kui ma tahan näiteks need puud Photoshopist eemaldada, ma ütlen talle, et täidaks tühimiku ligikaudselt. See tähendab, et ta võtab kõige lähemal olevad elemendid ja täidab ka selle osa, kasutades ära konteksti. Olgu, kontekst. Mis on probleem, kui sa suurendad resolutsiooni? See on naeruväärne, et madala resolutsiooniga versioonis, mida näidati Ukraina videos, on plekilehe jagunemised selgelt näha. Samas kui venelaste poolt avaldatud kõrglahutusega versioonis, need plekilehe jagunemised kaovad. Ja ilmuvad ka tellised, nagu näha, siin neid ei ole, siin need on. See ongi see, kuidas töötab üleskallutamine või kui Photoshop püüab täita seda, mida ta ei mõista millegagi, mida ta mõistab. Nii et see vormiturusu hunnik muutub sisuliselt telliste kuhjaks. Ta täitis sellega, mis tundus loogiline, ei rohkem ega vähem. Seda nimetatakse kontekstitundlikuks täitmiseks. See on funktsioon, mis on olemas Photoshopis ja erinevates tehisintellektides. Moraal. Vabanguseks toodi, et stuudiot ei rünnatud sellepärast, et see oli stuudio, vaid sellepärast, et seal toodeti droone. Tegelikult, nagu originaalpildid näha, ei ole mingit sarnasust olemas. Ja see polegi loogiline, arvestades, kuidas need tehtud on.
droonide materjalid oleksid nende telliste raskuse all lihtsalt lagunenud. Siil näed, selliseid trikke tehakse väga tihti ja inimesed langevad nende lõksu, sest loomulikult sõltuvalt ideoloogiast ei ole see oluline, kes. Kas sul on tahtmist minna täpselt vaatama, kuidas asjad tegelikult on? Millised need on? Jõuame selle tegelase loo juurde, kes on üsna eriline. Loomulikult. Ka siin räägitakse Simeon Šepetskist, kes on Vene dissident, kes elas Poolas Valgevene piiri lähedal ja tegeles palju, ütleme nii, kunstiga, mis loomulikult ajas Putinit närvi. aga ma pean siin aus olema. Kõik need ülisuured Ukraina pooldajad, atlantistid ja nii edasi kujutavad seda tegelast kui vaeskristust, Venemaa vastast kunstnikku ja nii edasi. Nii et aitäh. Jah, aga on veel midagi. Ta ei rünnanud ainult Putinit, ka Tõrovit ja nii edasi. Ja seega on olemas ka terve ajalugu inimestest, kes on venelaste poolt tapetud või keda on taga aetud. Näiteks piloot, kes põgenes Hispaaniasse ja nii edasi, mida me kohe näeme. Seega on väga tõenäoline, et ta oli tülikas. Aga ta oli tülikas ka ukrainlastele. Siin näeme temast pilte, aga ta ise tegi ka neid pilte. See on samuti tema enda tehtud pilt, kus on Jermak, kes hoiab süles Zelenskid. Zelenski, kellel on karikatuurselt suur juudi nina ja kes pissib selja taga sellele, kes on selgelt kasakas. Ja samamoodi, teisel pool, Putin oma inimestega. Seega on see kriitika, kus võim sisuliselt naerab ja pissib kahe rahva vaeste peale, kes tegelikult omavahel sõdivad. Nagu näha, suruvad nad üksteisel silmi kinni. Nii et selle oma kriitilise propaganda pärast vaadake ise ühel ja teisel pool. Ta sattus isegi Mirosvesi lehele, mis on Ukraina veebisait, kus märgitakse üles tegelasi, kes on Ukraina vastased või keda otsitakse nende tegevuse tõttu. Ukraina vastane. Nii et teda ei armastanud ei ukrainlased ega venelased. Ma ütlen seda aususe mõttes, lihtsalt selleks, et oleks selge, et ta oli natuke omapärane tegelane. Ausalt öeldes Poolas püüti kinni 2 valgevenelast, kes üritasid siseneda Valgevene saatkonda või oli see konsulaat Poolas. Nii et me teame, et nad on 2 valgevenelast, seega on ebatõenäoline, et ukrainlased oleksid kasutanud valgevenelasi. Ja igatahes keskendus peaaegu 90% tema kunstist, propagandast ja kriitikast Putinile, Kadyrovile, Krassimovile, Šoigule ja nii edasi ja nii edasi. Seega, arvestades ka üsna ulatuslikku Venemaa tegevuse ajalugu dissidentide vastu, on väga tõenäoline, et tellijad on venelased. Seega, ma näitan teile ka arreteerimist. Tavaliselt on see tehnita inimeste äraostmiseks, neile ülesande andmiseks ja nendele krüptovaluutades maksmiseks. See on 1-2 arreteerimine, kes üritasid Valgevene konsulaati või saatkonda Poolas siseneda. Korrakaitsjad peatasid ta just sissepääsu juures. Võib-olla nad ootasid, et ta teeb seda. Nii et vähemalt üks neist 2 oli, ma ei tea, ma arvan, et nad võtsid ka teise kinni. Ka teine arreteeriti. Aga ajalugu ütleb mulle, et suure tõenäosusega olid nad venelased. On üks hea X-i kasutaja, kes jälgib mindki, kes on teinud kõigi juhtumite rekonstruktsiooni. Mitte ainult Simeon Škrepetski juhtumit, karikaturist ja nii edasi. Aga ka kõik see, mis oli enne juhtunud. Näiteks 2024 aasta veebruaris leitakse Hispaanias Alicante linnas tapetuna Maksim Kuzminov, Vene sõjaväelane, kes oli Ukraina poole üle läinud ja andnud neile helikopteri. 2024 aasta märtsis rünnatakse Leonid Volkovit, Navalny kaastöötajat, tema kodu ees Vilniuses haamriga. Hiljem arreteeritakse Poolas 2 poolakat. FALATO avaldab ka uurimistulemusi. Poola andmed näitavad, et spionaaži ja kahtlustega seotud vahistamiste arv
on 2022 aastaga võrreldes umbes 10-kordistunud. 2024 aasta märtsis süüdati Londonis ladu, kus hoiti Ukrainale mõeldud generaatoreid ja Starlinki seadmeid. Rünnak korraldati Wagneri võrgustiku kaudu. Ja palju teisi juhtumeid, nagu näha, on alati seotud tegevustega, mis on enamasti läbi viidud, värvates inimesi internetis. Ma värvan sind, ütlen sulle, et mine tee seda asja ja kui sa selle ära teed, siis ma maksan sulle. Seega, isegi kui sa tabad rakud või nurjad raku tegevuse, ei lammuta sa süsteemi. See süsteem läbib erinevaid vahendustasemeid. Siis teises juhtumis, juulis 2024, süüdatakse süütepommid, mis on maskeeritud elektriliste massaažiseadmetena ja süttivad DHL-i keskuses Ipsias ja Birminghamis. Lääne luureandmetel oli see Vene katse kontrollida võimalus süüdata Ameerikasse või Ukrainasse suunduvaid kaubalennukeid. Kui te mäletate, siis 2024 aasta juulis nurjati plaan tappa Armin Paperger, Rheinmetalli tegevjuht. Mai 2025 tulekahjude seeria tabab Suurbritannia peaministriga Keir Starmeriga seotud kinnisvara. 1 auto ja 2 elamut põhjaosas. Londonist koordinaator, keda tuntakse Telegramis kui El Moni, seotud Name No Name 057-ga, mis on seotud häkkerite grupiga ja nii edasi, kõik Venemaa Föderatsiooniga seotud. Nii et nagu näeme, see jätkub. Nagu näeme, on selles vallas pikk tegevusajalugu. Seega on väga tõenäoline, et need on nemad. Kuid ta ei olnud ka ukrainlastel eriti meeltmööda. See tüüp armastas igale poole lajatada. Tal oli võimust arusaam, mis polnud mitte ainult antiputinlik, vaid ka üldiselt võimuvastane. Tõenäoliselt tegi ta karikatuure ka teistest juhtidest ja sellistest asjadest. Kuigi ta keskendus hiljem rohkem. Paljud on minul palunud rääkida Elvira Nabiulinast, sest Peskovi avalduses öeldakse, et ta on haige. Ta ütleb, et ärme anna alust kummalistele teooriatele. Ta pidi osalema Peterburi foorumil ja veel ühel varasemal kohtumisel, kuid ta ei ilmunud kohale. Isegi Peskov tegi selle avalduse. Tegelikult peaks ta ilmuma 19. juuni pressikonverentsile, seega 2 päeva pärast. Seega 2 päeva pärast saame teada, kus Nabiulin on. Sest kui ta ei ilmu isegi 3. Ma ei tahaks, et see nohu, mille ta sai, oleks tulnud avatud akna tõttu. Ja te teate, kui ma räägin avatud aknast, siis mis on see traditsioon, ütleme nii. Kindlasti on huvitav näha, et Peterburi foorumil ja teisel kohtumisel rääkis pangandusküsimustest Putin, mitte Nabiulina. Ja see oli juba mõnda aega nii olnud. Et räägiti sellest, et Nabiulina ei olnud sõja poolt ja on juba ammu tahtnud kulutusi piirata, sest ta on siiski tubli, tuleb tunnistada. Ei saa öelda, et ta oleks ebakompetent, kui arvestada Venemaa olukorda ja sellist keskpanga juhti nagu Nabiulina. Aga ütleme nii, et ta on natuke sattunud vastuollu Putiniga. Ja on kummaline, et viimastel 2 kohtumisel rääkis majandusküsimustest, intressimääradest ja keskpangas Putin ise, mitte tema. Kui ma ei eksi, siis tema ametiaeg lõpeb 2027 aastal või midagi sellist. Eks näeme, kas ta ilmub uuesti välja. Te olete küsinud aga rohkem kui see, mida räägitakse, või kui mitu korda ta puudunud on, ei saa öelda. 2 päeva pärast saame tõe teada. Kui 2 päeva pärast mõeldakse välja veel üks vale, et ta on ikka veel haige, puhkusel, haiguslehel või midagi sellist, siis on midagi kahtlast toimumas. Võib-olla ei ole nad teda ära kõrvaldanud, aga kindlasti on nad ta ukse kätte näidanud. Sest minu arvates ta ei nõustu sellega. Tal on meetmed, mida ta ei pea fiskaalselt põhjendatuks võrreldes Venemaa keskpanga olukorraga. Teiselt poolt oli ta üks usaldusväärsemaid nõunikke. Ta on alati olnud Putini kõrval, arvestage, et ta on seal olnud juba 10 aastat, mitte vähe. Haiguslehel olemine on omandanud poliitilise tähenduse, kuna ta oli juba varem saanud kriitikat Vene ettevõtjatelt selle eest, et ta otsustas tõsta intressimäärad. 2024 aastal 21%-ni.
See meede oli mõeldud inflatsiooni pidurdamiseks, kuid kahjuks tõi see kaasa majanduskasvu aeglustumise. 4,9% 2023 aastal, 1% 2025 aastaks. Seega näeme paari päeva pärast, mis on tõde Nabiulina kohta. Ei rohkem ega vähem. Seega ma ei hakkaks praegu mingeid imelikke teooriaid välja mõtlema, sest tõehetk on varsti käes. Ja me saame teada, kui nad tulevad välja mingi uue vabandusega, siis hakkan ka mina väga kahtlema. Ma olen märganud, et viimasel ajal räägivad paljud võimalikest Vene rünnakutest Valdevene kaudu. Olen näinud ka paljudel veebilehtedel ja YouTube'i analüüsikanalites, kus räägitakse võimalusest, et venelased kasutavad Valgevenet või kaasavad Valgevene sõtta. Tegelikult viimased avaldused, mille on teinud Lukašenka, annavad mõista, et tal ei ole kavatsust lasta end kaasa tõmmata. Mida sa mõtled? Ta ütleb seda otse. Ta viitab Zelenskile. Lukašenka vabandas Zelenski ees oma karmide avalduste pärast. Ta ütleb, kui Vladimir Aleksandrovitš Zelenski solvus, siis ma vabandan tema ees nende sõnade pärast. Võib-olla poleks pidanud neid ütlema, arvestades, et ta on ikka veel sõjas. Lisaks saab ta väga hästi aru, et Valgevenest ja eriti minult isiklikult ei tohiks oodata sõjalisi samme. Aitäh! See tähendab, et ta annab mõista, et nad on sõjaliselt väga haavatavad ja kui Ukraina hakkab Valgevenet ründama samamoodi nagu Venemaad, siis nad ei suuda end kaitsta. Nii et ta ütleb, et me mõistame väga hästi, et meie peamised elutähtsad tugistruktuurid, tööstused ja logistika satuvad rünnaku alla, nagu nad on väitnud. Nad on juba planeerinud 500 sellist sihtmärki Valgevene territooriumil. Seega puudutab Valgevene teema ka meid. Kui nad ründaksid Kiievit Valgevene territooriumilt, laieneks rinne 1500 kilomeetri võrra. Ja praeguse sõjakäigu juures ei suudaks ei meie ega venelased seda piirkonda kaitsta. Muide reedel teeme otseülekande koos Eduardo Fontanaga Moskva kaitsmisest. Ja nagu ka Vene õhutõrjesüsteemide arv pole piisav, et kõike katta. Kui te mäletate, siis ma tegin mõnda aega tagasi otseülekande nimega Tšekara il Orso, kus ma näitasin, kuidas ukrainlased süstemaatiliselt Hersoni, Krimmi ja Zaporižja rindel hävitasid radareid, varajase hoiatuse süsteeme, pukke, pantsireid, S-300 ja S-400 süsteeme. Luues sellega sisuliselt olukorra, kus kõike ei jõuta katta. Kui panna kokku rünnakud Moskva vastu, näiteks rafineerimistehase või varasemad rünnakud, siis saame aru, et venelased on olukorras, kus Moskva on kaitsepositsioonil. Poliitiliselt on ta kaitsepositsioonil. Praegu on Moskvaal rohkem õhutõrjesüsteeme kui kogu Hersoni, Krimmi ja Zaporižja rindel kokku. Seega ühelt poolt on ukrainlased hävitanud ja tegelikult teevad nad tohutut rünnakut Venemaa logistika vastu Mariupoli, Melitopoli, Krimmi maantee rindel. Ja teisest küljest torgivad nad aeg-ajalt Moskvadega tugevda seda. Seega tuleb seda kaitsta. See tekitab veelgi suurema õhutõrjevõimekuse koormuse venelastele. Nii et olukord, kus kõike ei jõuta katta, süveneb ja Ukraina tegevus tekitab seda teadlikult. Seda näeme paremini andmetes. Aga minge otsige üles, vaadake Karu otseülekannet umbes kuu või pooleteise kuu tagant, kus ma just neid andmeid näitasin. Ja ma rääkisin just sellest võimalusest. Kui me paneme selle koos ukrainlastega, kes said ameeriklastelt Euroopa makstud juhitavaid pomme, siis nemad on välja töötanud oma liugpommide komplekti. Nad treenivad üha rohkem F-16 ja Mirage 2000 lennukitega. Pane kõik need asjad kokku ja suure tõenäosusega hakkavad nad varsti pihta. Tõenäoliselt hakkavad nad pomme viskama Hersoni, Zaporižja piirkondades või midagi sellist. Kui piirkonna Vene õhutõrjesüsteem on juba väga nõrgestatud või ütleme nii, oma õhutõrjejõud on suunatud tundlikumatesse ja poliitiliselt olulisematesse piirkondadesse. Viimane uudis ja siis liigume edasi sündmuste juurde rindel.
Ukrainlased avaldasid mõned tunnid tagasi. See uus allveesõiduk annab nime Sea Trident ehk mere-kolmhark ja see on sisuliselt võimas allveetroon suure plahvatuspotentsiaaliga. Kui see puutub kokku kummituslaevastiku laevaga või mõne muu sõidukiga, siis sõjalaev lendab õhku. 1000 kilo lõhkeainet. Ka Hersoni sild ei jääks terveks, kui paar sellist selle tugisammaste pihta läheksid. Ja kui ma õigesti arvan, näeme neid peagi tegutsemas. Tegelikult, kui neid juba näidatakse, tähendab see, et need on juba kasutusel. Aitäh! Ma saan neid pinnal töötavaid droone täiendada nende allveedroonidega. See on sisuliselt väike allveelaev. See meenutab veidi meie teise maailmasõja aegset Maiale ehk mehitatud torpeedo kontseptsiooni, kuid on täiesti autonoomne. See suudab minna kuni 60 meetri sügavusele. Kiire see ei ole. See saavutab kiiruseks 10 sõlme umbes 18,5 km/h. Nii et see jõuaks pärast mitmeid tunde Sevastopolisse või teisele poole Aasovi merre või teisele poole Musta mere rannikule. Aga see jõuaks 50–60 meetri sügavusele. Seega on seda väga raske tuvastada. Muidugi venelastel on oma sonarivõrgud ja nii edasi, aga see on ikka üks korralik, rikkalik, täidetud roog, kui kasutada meie enda võrdlust. Kindlasti näeme seda peagi tegutsemas. Seega, lõpetuseks selle uudiste, ümberlükkamiste ja muu sellise osa kohta. Kindlasti vastasid ukrainlased rünnakule, mis tabas kirikut ja stuudiot, rünnakuga Moskva rafineerimistehasele. Tegemist on väga olulise rafineerimistehasega, sest see tootis vähemalt 40% kogu bensiinist, mida Moskvas kasutati. Aga tõepoolest on huvitav, et neil õnnestus seda tabada. Hoolimata Moskva kaitsesüsteemi tugevdamisest, millel on 3 kontsentriilist kaitserõngast, mis on paigaldatud isegi hoonete katustele. Kraanadega. Aga see tekitab poliitilise probleemi, sest kindlasti, kui Moskvat rünnatakse, tuleb kaitset veelgi rohkem tugevdada. Ja kui neil tõesti on puudus kaitsesüsteemidest, siis paratamatult sellise arengu puhul, millist Moskva poliitilist probleemi, mis on rünnaku all, umbad sa kaitsed, kui sul pole piisavalt. See on olukord, mille ukrainlased loovad ja mida venelased peavad kindlasti lahendama. Oleme seda juba näinud, nad tegid seda ka Peterburis. Just siis, kui toimus rahvusvaheline foorum, kuid see oli üsna lähedal, 10 kilomeetri kaugusel Venemaa rahvusvahelisest majandusfoorumist. Taustal oli näha Ukraina rünnaku musta suitsu, seega suur mainekahju. Sinult küsitakse, milline pesuvahend on parim ja kui näed, et otsid pesuvahendeid, mina otsin mudeleid, siis näitad mulle mudeleid. Nendest teguritest räägime hiljem lähemalt. Liisame siia nii kõik selle, mida ma olen eelnevates otseülekannetes allikatega rääkinud, kui ka Fontana tehtud uuringud. Paneme need kõik kokku ja saame veelgi suurema, terviklikuma ülevaate sellest küsimusest. Sevastopoli vastu on palju rünnakuid, linn on hästi kaitstud, suhteliselt paremini kui ülejäänud Krimm, kuid natuke vähem. Pärast seda, kui nad on suurema osa laevastikust Sevastopolist ära viinud, nad said kokku hoida, nad eelistasid viia õhutõrjesüsteemid ja muu sellise Rostovi piirkonda. Seetõttu ei kasuta venelased Sevastopolit enam nii palju, just sellepärast, et see oli äärmiselt haavatav. Seega ei ole see enam nii elutähtis. Nad eelistavad liikuda, astuda samm tagasi ja kaitsta sügavamal, sest Ukraina droonisüsteemidel on siiski omad piirid. Mida suurem on kaugus, seda parem on sinu võime rünnakut märgata ja sekkuda. Näiteks kui iraanlased lasid droone Iisraeli suunas, kulus neil kohale jõudmiseks 6 tundi, nii et oli piisavalt aega neid tabada, uuesti tabada ja nii edasi. Seega mida suuremaks kaugused muutuvad, seda raskemaks see läheb.
kuid tuleb öelda, et ukrainlased on leidnud üha rohkem loomingulisi viise, kuidas kindlasti tabada allveeohtu. Ei saa öelda, et Venemaa laevastikust oleks palju alles. Või igatahes ei anna Venemaa laevastik enam eriti suurt panust. Sellesse, mis toimub, osalevad aeg-ajalt vaid väiksemad laevad, mis tulistavad mõne kaliibertüüpi raketi, mis lisandub üldisele rünnakule linnade vastu. aga see panus on tõesti väike. 4, 8, 12 raketti. See pole enam üldpildis nii oluline. Tuleme nüüd üldise olukorra juurde. Rindel vaatame siis natuke olukorda ilma kõigi nende muude asjadeta, mis toimuvad. Kõigepealt tahaksin jagada selle küsimuse aastateks 2024, 2025 ja 2026. Aastatel 2024-2025 oli venelastel kõigil rinnetel ühemõtteline initsiatiiv, ei rohkem ega vähem. Nad suutsid praktiliselt igal pool rünnata. Täna ei ole see enam nii. Et ei läimu anda. Põhjus, miks me räägime, aga mitte ainult meie, vaid ka sõjaväelased. Ja ka Vene blogid räägivad sellest, et tõenäoliselt on vaja uut mobilisatsiooni. Sest praegu nagu näeme, kui varem olid kõik rindelõigud venelaste aktiivsed, siis nüüd liigume pooleks jagunenud seisu poole. Need on aktiivsed ja kaitsvad rindelõigud. Liisits küsib minult, kas sinu arvates hääletaksid Vene mehed pärast sõja lõppu taas Zelenski poolt? Absoluutselt mitte. Nad ei hääletaks tema poolt uuesti. Nad ei hääletaks. Kindlalt võidaksid Zalužnõi, Budanov ja teised. Aga sa tead seda väga hästi. See on täiesti piiridest väljas. Välja arvatud juhul, kui juhtub midagi erakordset. Vene armee variseb kokku, piirid taastatakse 1991 aasta piiridesse ja siis teda ülistatakse. Aga tavaliselt Sõjajuhil ei lähe pärast sõda tavaliselt hästi. Mõni ütleb, Churchill on selle näide. Churchill. Jagame nad rindele. Kamjanski rindel on ukrainlased, kes tõrjuvad venelasi tagasi. arvestage, et venelased olid jõudnud peaaegu sellesse piirkonda. Nii et selles konkreetses rindel on ukrainlased aktiivsed, nad vastu ründavad, samal ajal kui venelased on kaitses, passiivsed. Orihhiivi rindel seisavad mõlemad pooled enam-vähem paigal. Venelaste poolt on tagasihoidlik ründeaktsioon. Aga tõesti väga tagasihoidlik. Velika Novossilka rindel on venelased juba mõnda aega püüdnud läbi murda ja praktiliselt ära lõigata väljaulatuva osa, mis on tekkinud Velika Novossilka, Kamjanske ja Orihhivi vahel. See on kindlasti venelaste jaoks aktiivne rinne. On üks väike probleem. Ka ukrainlased on aktiivsed Vene rinde vastu. Velika Novossilkast põhja pool. Mis puudutab Pokrovski rinnet, siis seal on nad enam-vähem paigal. Venelased ei tee selles piirkonnas sellel rindel eriti midagi. Nad vaatavad üksteist kurjalt. Väikesed tegevused, aga midagi olulist ei toimu. Konstantinivka rindel on venelased selgelt pealetungil. Hiljem näitan teile seda paremini piltidega. Sama kehtib ka Tšassiv Jari, Siverski rindel Kramatorski ja Slobjanski suunas. Sama kehtib ka Limani rindel, kuid ukrainlased ründavad Limani rinnet põhjast lõuna suunas. Kupjanskis. Olukord on enam-vähem paigal. Põhjas on olukord enam-vähem paigal, see tähendab Sumõ, Harkiv ja nii edasi. Nii et jah, venelastel on endiselt väike eelis aktiivsete rindelõikude osas. Aga võrreldes 2024 ja 2025 aastaga, kus peale Kurski ei olnud ühtegi aktiivset Ukraina rinnet, on olukord väga palju muutunud. Ja selleks, et jätkata jõupingutusi Kramatorski ja Slobjanski suunas, suruvad nad ka teisi rindelõike. Ressursid saadetakse sisuliselt selle rinde toetamiseks, mis on tekkinud pool kuu kujul Limanist, Siverskist kuni Konstantinivkani.
on selge, et eesmärk on just see. ja Slovjansk, ei rohkem ega vähem. Nii et olukord on selles mõttes selgelt muutunud. Et venelased viia tagasi sellisele tegevustasemele, et neil oleks initsiatiiv kõigil rinnetel, nagu aastatel 2024, 2025. Mina ei ütle seda, ma näitasin teile seda eelmises otseülekandes. Seda ütlevad kõik sõjaväelased ja Vene blogid. Siin on vaja uut mobilisatsiooni, vaja on vähemalt veel 300-400 000 inimest, et sellele tasemele tagasi jõuda. Siin San Raskru kaudu sisenenutest on inimesed ja sõjaväelased väsinud. Nad tahaksid, et kõik lõpeks võimalikult kiiresti. Ka Moskva lennujaam on täis reservväelasi, kes tulevad ja lähevad. Ausalt öeldes on väga palju väsimust. Ka sellepärast, et pärast 5 aastat sõda, mis on kestnud kauem kui teine maailmasõda, kauem kui esimene maailmasõda kodumaal. Mida on saavutatud? Ja ärge tulge mulle rääkima veterinaarnest, mille venelased hiljuti Harkivi põhjaosas vallutasid. See on 1,49 kilomeetri. See ei tähenda eriti midagi. Nad jätkavad siiski pinnasondeerimist, üritavad Kupjanski suunas imbuda, kuid üldine olukord siin pole muutunud. Ukrainlased on kindlalt läänekaldal, mõningate üksustega idaküljel ning jätkavad Vene katsete tõkestamist. Mis aga enam ei ole nii. Nii jõulised ja pidevad nagu. See oli 2024 või 2025 aastal. Aitäh! Siverski ja Limani piirkonnas tungivad venelased endiselt sisse, on ka venelaste geolokatsioone Limani keskuses. Miks siis toimub Limanist põhja pool Ukraina vasturünnak? Sest Liman on äärmiselt suure surve all. Viimased Vene geolokatsioonid, vähe jalaväelasi, ausalt öeldes, on isegi Limani raudtee lähedal. See tähendab, et Limani kaitse muutub teatud mõttes väga poorseks. Ja see poorus, see on Vene kaart, nii et ärge öelge, et ma mõtlen välja Ukraina vasturünnakuid või midagi sellist. See on ühe Vene mõttekoja ribarkaart. See ongi ribari enda kaart, mis näitab meile Ukraina rünnakut Limanist põhja pool, nagu näha. Aitäh kõigile! See on endiselt tähistatud kui vaidlusalune territoorium, aga just nemad ise teevad neid kaarte. Tegelikult on olukord veidi erinev. Kui ma pean aus olema, siis ukrainlased on tegelikult vallutanud vaid poole sellest, mis siin on tähistatud. Aga ma olen märganud, et viimasel ajal teevad ka Vene mõttekodad veidi liialdatud kaarte Ukraina tegevusest. Nad kipuvad Ukraina tegevust liialdama. Võib-olla selleks, et juhtida ootusi võimaliku väikese sektori kokkuvarisemise või millegi taolise suhtes. Ma olen märganud, et nad kipuvad Ukraina pealetungi liialdama. Ärge küsige minult miks, aga te näete seda ise, see on korduv asi. Nad kipuvad liialdama, isegi meie, kes neid asju jälgime. Tegelikult teame, et see Ukraina läbimurre on tegelikult poole väiksem. Isegi Vene kaardid ise liialdavad sellega. Ma ei tea, kas see on sisekasutuseks, võimaliku probleemi lahendamiseks või lihtsalt ärevuse tekitamiseks. Ma ei tea, kuid võin teile öelda, et praegu liialdavad Vene kaardid Ukraina tegevuste osas rohkem kui Ukraina kaardid ise. See on huvitav, väga huvitav. Siin on näha tegevust, mida ukrainlased juhivad tänu venelased teiselt poolt jätkavad infiltreerumist. See ongi omamoodi eelhäire või siis probleemi haldamine, mis parasjagu toimub. Kui venelased imbuvad Limani sisse, rünnatakse neid külgedelt. Tegelikult on seal Azov, kui keegi tahab küsida, kes seal on, siis seal ongi Azovdi armee korpus. Tuleb märkida, et samal ajal kui see toimub, tulevad nad loomulikult ka altpoolt.
et proovida, ütleme nii, seda pöialt eemaldada. see suur Vene pöial, mis on end sisse surunud Imanist põhja poole. tuleb märkida, et samal ajal, kui nad saavad seda rünnakut Imanist põhja pool, Nüüd jätkavad venelased siiski lõunaosas linna vallutamisega, lootes sellele, mis põhjas juhtub muide. see on veidi liialdatud Vene kaart, sest seal näidatakse, nagu oleksid nad juba praktiliselt Limanis ja oleksid vallutanud mitmeid linnaosasid. Tegelikult ei ole meil geolokatsiooni, mis kinnitaks mõne Imani piirkonna vallutamist. Vene poolel on aga olemas geolokatsioonid paari Vene jalaväelase kohta. Nagu me ütlesime, siis need on palju kaugemal nendest piirkondadest, kus me enam-vähem teame, et venelased on. Siin räägime me lausa raudteest. see tähendab, et nende infiltreerumised Nad loovad Limanis enam-vähem sama olukorra, mis tekib Konstantinivkas. Tõenäoliselt on Limani olukord palju traagilisem, kui Ukraina kaardid meile näitavad, sest Ukraina rünnak Azovi ja nende armee korpusega, mis on eliidi seas, kasutatakse siis, kui tuleb parandada juba äärmiselt ebakindlat olukorda. Ja asjaolu, et on olemas geolokatsioonid Vene jalaväelastest nii sügava Limanis, peaaegu Limani taga, paneb mind arvama, et meile ei räägita kogu tõde. Mis puudutab Limani, siis ma arvan, et venelased on juba vähemalt eeslinnades kanda kinnitanud. Ja nad hakkavad tegema täpselt sama asja, mida nad teevad Konstantinivkas. Nad üritavad võtta Limani mõlemalt tiivalt. Nii et rünnak, Ukraina vasturünnak on mõeldud selleks, et olukorda veidi parandada või tähelepanu kõrvale juhtida. Vene reservid. Tundub, et praegu on venelased rohkem huvitatud reservide toomisest, et võtta Liman kui olukorra lappimisest. Veidi rohkem põhja pool. Nagu nägime maastiku osas, on nende jaoks kindlasti olulisem võtta Liman kui logistiline baas, et seejärel Slovjanskile lähemale liikuda. Põhjast arvestage, et Liman on siin üleval, veidi rohkem põhja pool, nii et nad annavad sellele prioriteedi võrreldes põhja poolt vallutatud alaga. Ja pange tähele, et ka rünnakud, mida venelased korraldavad Siverski ja Tsasivtsa-Sivjari suunast, teenivad kahte põhieesmärki. Üks eesmärk on aeglaselt liikuda Mikolaivka poole, kus on kõrgem maastik, kust venelased saaksid kasutada droone kogu piirkonnas. Tegelikult, nagu kinnitavad ka Ukraina allikad, on Kramatorski tee juba Vene droonide tule all. Mina ei ütle seda, ma näitan teile üks Ukraina artikkel. See näitab, kui palju on laienenud lahingupiirkond. Juba on Kramatorsk ja Slovjansk, mis on tehniliselt rindelinnad. Vene droonid saabuvad ja tabavad sõidukeid teedel. Jõuame nüüd Konstantinivka olukorrani, mis on ka kõige rohkem arutatud. Seega, ühel poolt on meil venelased, kes peavad jõuda kokku hoidma, et säilitada neid rindelõike, mis neid tõeliselt huvitavad. Arvan, et ka poliitilisel tasandil. Ja teisel pool on ukrainlased, kes püüavad iga hinna eest küünte ja hammastega hoida Konstantinivkat ja Limanit. Sest kui mõlemad langevad, siis paratamatult hakkab järgmine lahing toimuma juba otse Kramatorski ja Slovjanski lähedal. Ma arvan, et venelaste jaoks on see väga oluline. Sest Donbassi vallutamine oleks neile esimene võiduvihje, mis võiks anda neile võimaluse sellest sõjast väljuda. Öelda, me vallutasime Donbassi, vabastasime selle, see oli üks eesmärkidest ja nii edasi. Tegelikult küsiks keegi, aga miks te siis liikusite Zaporižžja suunas? Miks liikusite Sumõ suunas? Miks tahtsite võtta Kupjanskit ja nii edasile? On selge, et see on eesmärkide ümberhindamine vastavalt olemasolevatele ressurssidele. Neil lihtsalt ei ole samu ressursse. Jah, nad kohandavad end, vähendavad eesmärke ja kohanevad minimaalse eesmärgiga, mis on nüüd nende eesmärk. Kui eesmärk aastatel 2024-2025 oli survestada ukrainlasi kõigil rinnetel, et nad kokku kukuksid. Ja nad jõudsid sellele üsna lähedale, sest kui te mäletate, olid nad ületanud viimased Ukraina kaitseliinid. Mängu toodi isegi Azov.
see on probleem, kas see on probleem või mitte. Parimad üksused. Lõpetuseks räägime eelmise aasta suvest. Nüüd on venelased aru saanud, et selline survetempo ja selline kulu aastatel 2024-2025 ei ole jätkusuutlik. Ja seetõttu annavad nad olemasolevate ressurssidega prioriteedi just nendele eesmärkidele. Teine küsimus on, mida teevad ukrainlased? Ukrainlased püüavad aeglustada venelaste lähenemist Donbassis, eriti Kramatorski ja Slovjanski suunas. Samal ajal püüavad nad ära kasutada seda, et venelased võtavad ressursse ühest kohast, et tugevdada teist ning luua rünnakuid ja võib-olla isegi mõningaid piiratud pealetunge seal, kus venelased ressurss sammutavad. Paratamatult rünnatakse kõige nõrgemaid kohti. See toimib mõlemas suunas. Ma selgitan paremini. Kui ukrainlased ründavad ja nõrgestavad samu piirkondi, kust venelased saavad varustust või ei varusta, sest peavad varustama teisi piirkondi, tekib kas võimalus vasturünnakuks ja territooriumi tagasivõitmiseks või olukord, kus venelased peavad rünnakualadelt ressursse ära võtma, et tugevdada kaitses olevaid piirkondi. Kui sellest ei piisa, siis kasutatakse mõlemat viisi. Ukrainlaste jaoks töötab see nii, et kui venelased piirkonda nõrgendavad, võivad ukrainlased sellest kasu lõigata ja positsioone tagasi võtta. Kui nad hoopis võtavad ressursse põhipingutuselt ära, sobib ka see väga hästi. Sama lugu. Ukrainlaste jaoks tähendab see, et nad suudaksid paremini kaitsta Kostjantõnivkat, Limanit, Siiverit, Dramatovit, Slovjanskit, Druživkat ja kõiki teisi kohti. Kuidas te siis näete seda tüüpi strateegiat? Passiivset, aktiivset, mis kohandub vastavalt olukorrale? Minu arvates sobib see ukrainlastele hästi. Nad hoiavad vastast paigal ja kasutavad olukorda ära, hinnates, kas võimalus on olemas või mitte. Seda öeldes, praeguse Vene vägede edenemise tempo juures Kostjantinivka piirkonnas on väga tõenäoline, et Kostjantinivka kas langeb või on peaaegu täielikult Vene kontrolli all selle suve jooksul. Praeguse tempoga oleme enam-vähem samas faasis nagu Pokrovski puhul. Vene vägede sissetungid on palju arvukamad, kui neid tegelikult kajastatakse. Leiframi andis selle Ukraina raporti edasi, nii et mitte midagi muud. Seega räägin teile nende sõnadega. Tunnistused. Mõned ütlevad sisuliselt, et neil päevil toimub Kostjantinivkas 2026 aasta suvekampaania peamine lahing. Järgmised nädalad võivad olla otsustavad selle võtmelinna jaoks Donetski piirkonnas. Venelased on linnas nii laialt levinud, et nende sealt välja ajamine võib olla väga raske ülesanne. Ukraina relvajõududel on oht kaotada Kostjantinivka. Kordan, need on intervjuud komandantidega, kes kaitsevad seda suunda. Enamik neist nõustus rääkima linna olukorrast tingimusel, et jäävad anonüümseks. Seega räägivad nad üsna ausalt. Nad ütlevad, et vaenlane tegutseb katte all. Ütleme, et puude rohelised read, sest põllud on alati nende joontega eraldatud, kus saab ära kasutada põllu jagunemist. Nad tungisid sisse jalaväega. Esimest korda registreeriti vaenlane linnas 2025 aasta oktoobris. Ja see on juba tohutu infiltratsioon, mis juhtus juba 2026 aasta kevadel. Vaenlane tegutseb roheluse varjus ja hakkab otse linna imbuma. Nende rühmad, kes on linna imbunud, on juba üsna arvukad. Ja meie jalavägi peab juba linnalahinguid Kostjantõnivka äärealadel, ütleb 28. mehhaniseeritud brigaadi droonipataljonide komandar. Kui loeta seda artiklit, mis on väga huvitav, siis umbes nii teen mina. Kokkuvõte on aga selleks, et teile näidata, kust allika päritolu tuleb. Need on kõik Ukraina komandarid, enam-vähem. Kõik on pessimistlikud. Nad ütlevad selgelt, et kui sees on juba 250-300 Vene jalaväelast, on nende võimalused neid tagasi tõrjuda väga väikesed. Nad on arvuliselt ülekaalus. Lisaks on Clement Molin, aga ka paljud teised analüütikud näidanud, et nende kahe tee kohta on väga palju geolokatsioon.
Kostjantõnivka taga on sisuliselt sõidukite surnuaed. Sama asja kinnitab meile ka see mitmekordne intervjuu Ukraina komandöridega Kostjantõnivka piirkonnas. Nad ütlevad, et jah, logistiliselt suudame veel midagi kohale viia, jalgsi või droonidega, aga sõidukiga sinna minna on mõeldamatu. Tee on praktiliselt Vene droonide tule all, seal ongi pidevalt sõidukite surnuaed. olen teile eelnevates otseülekannetes näidanud mõningaid satelliidipilte. Need teed on kõik täis hävitatud sõidukeid. Nad ütlevad, et suudavad endiselt varustada oma vägesid Kostjantinivka sees, kuid järjest piiratumalt. Seega, kui Vene jalaväelaste arv linnas suureneb ja nad seal kanda kinnitavad, on meie võimalused neid tagasi tõrjuda äärmiselt väikesed. Lihtsalt püüame neid tagasi hoida ja aega võita. Aega mille jaoks? Et jätkata tagalate kindlustamist, kõiki neid liine, mida nad loovad ja siin näeme, milline saab olema Vene vägede edasine areng. Kostjantonivka vallutamine ei ole oht, mis viiks plahvatuseni. Kostjantonivka ei ole hüppelaud rünnakuks. See on ebatavaline. Jah, on olemas ka videoid, mille on dokumenteerinud Kiivi Independent ja teised. Mis puudutab tulevat teed, siis see on hüppelaud. Kostjantinivka on praktiliselt 2 jagatud jõe poolt, nii et seal on ukrainlastel lihtsam. Hüppelaud on natuke infiltratsiooni hüppelaud, lõpeb täpselt seal, kus on need jõekaldad. Nii et tegelikult on see piirkond, mida ukrainlased suudavad paremini kaitsta, just see tõke, siil, see ala. Teisi piirkondi on palju lihtsam infiltreerida. Venelased liiguvad läbi Ilinivka, Berestove tulevad põhja poolt. On vältimatu, et aegamisi tõmbub ring koomale ja seega on linn enam-vähem hukule määratud. Seda ütlevad ka komandörid. See on küsimus, kuidas ja millal. Ning just see kuidas ja millal on ukrainlaste jaoks määrava tähtsusega. Sest see kuidas ja millal, kui see juhtub suve lõpus, satuvad venelased vihmaperioodi ja siis talve. See annaks neile palju aega, et tugevdada olukorda tagalas. Teiselt poolt on olukord tagalas huvitav, sest kui vaatame kaardilt, siis Kostjantinivka asub tegelikult orus. Kogu see piirkond siin on madal. Seega, kui venelased võtavad Kostjantinivka, siis nad ei liigu mööda teed ülesmäge. Tõenäoliselt püüavad nad ära kasutada rindejoon Tšassiviarist põhja pool, ühendada need 2 rinnet, see tähendab seda, mis oli Siverski lõunaosas Bahmuti ees. Kujutage ette, et Bahmut on siin. Ja püüavad võtta selle piirkonna siin enda kontrolli alla. See piirkond on künklik ala, mis asub praktiliselt Olksevo-Druživka taga. Kui sa võtad selle künkliku piirkonna enda kontrolli alla, siis kontrollid sa ka teed. 2 teed, mis ühendavad Olksevo-Druživkat ja Druživkat-Kramatorski, Kramotri ja Slovjanskiga. Ja siit saaksid Vene droonilennutajad praktiliselt tegutseda Krasivka piirkonnas ja enam-vähem kogu selles piirkonnas. Seega suure tõenäosusega püüavad nad nendel kõrgendikel sisse seada, lõigata ära Olksevo, Druživka ja Druživka ning samal ajal püüda need vallutada, sundides ukrainlasi evakueeruma Kramatorski, Kramotri ja Slovjanski suunas. Aga venelased ei vali otsest teed mööda orgu kulgevat maanteed. See saab olema kõrgendike hõivamine. Sel viisil. Seega arvan, et nad püüavad sulgeda tee üle Olksevo, Druživka, jõuda sinna lõunast, kui nad on sundinud ukrainlased taanduma. Nii et tõeline lahing Kramatorski, Kramotr, Slovjanski pärast toimub sisuliselt selles piirkonnas. Ukrainlased püüavad hoida Mikolaivkat, sest seal on kõrgendikud. Nii et lõpuks saab sellest suure tõenäosusega rinne. Kui Liman on vallutatud, püüavad venelased jõuda ka teiselt poolt. See on lõplik lahing. Praeguse kiiruse juures ei saa asju hinnata eeldades, et kõik jääb stabiilseks. Tegelikult, kui homme Putin ärkab,
mõnisada meetrit Itsiokaio. 200, 220, 240, see on kõrguste vahe, mis selles piirkonnas on. Ma arvan, et mitte rohkem kui 260, et anda aimu. Aga droonide maailmas on need 200 meetrit väga olulised droonijaama vahelise suhtluse seisukohalt. See, mis on allpool, on halvemas olukorras. Mitte nähtavuse, vaid suhtlusliini pärast. Tulles tagasi selle juurde, mida ma rääkisin ajakava ja toimuva osas, on raske uskuda, et kõik oleks pidev. Nagu ma ütlesin, kui homme mobiliseeritakse 500 000 meest ja nad hakkavad taas kõigil rinnetel aktiivseks, võivad asjad kiireneda. Aga oletame, et nad jäävad praegusele tasemele. Kõige optimistlikum ajakava venelaste jaoks on Kostjantunivka vallutamine suve jooksul. Sügis, talv, künkad. Et Kramatorski ja Slovjanski vallutamisest rääkida, siis see oleks alles 2027, aasta lõpus. Praeguse seisuga Kramatorski ja Slovjanski vallutamine 2027. Top. See kehtib ainult siis, kui kõik jääb stabiilseks, aga nii see ei ole. Ei Ukraina ega Venemaa poolelt. Oletame, et kõik jääb stabiilseks, enam-vähem jõudude läbimurde ja kiiruse osas. Eriti linnakeskkonnas jääb olukord samaks. Ja me oleme märganud, et kui selles sõjas on üks pidepunkt, siis see, et kui linnasektorit kaitstakse, siis isegi väikese 60-70 000 elanikuga linna vallutamiseks kulub üle aasta. See kehtib Bahmuti kohta, kehtib Kostjantunivka, Pokrovski, Mirnohradi, Siverski kohta. Tegelikult on Siversk olnud rindel juba sellest ajast peale, kui see seal oli. Seega kindlasti, kui minnakse linnakeskkonda, kus arvuline ülekaal mängib vähem rolli, eriti algfaasis, siis venivad ajad väga pikaks, sest sul ei ole enam seda suurt eelist droonide, suurtükiväe ega soomukite osas. Isegi kui neid kasutatakse väga vähe. Seega venib see kõik väga pikaks. Ja Kramatorsk ja Slovjansk, et teile aimu anda, on need kaks linna kokku umbes 6-7 korda suuremad kui Pokrovsk või Kostjantunivka. Seega oleks linnalahing Kramatorski ja Slovjanski pärast nagu väike Stalingrad. Aitäh! See tähendab, et venelased peavad sinna jõudma, ühendades 4 rinnet. Kostjantunivka, Siversk, Tšassivjar ja Liman. Lisaks tõmbuks rinne koomale, muutuks väiksemaks. Kui rinne on sakiline, siis on vaja rohkem üksusi selle katmiseks. See on natuke nagu siis, kui võtad köie, eks. Kui võtad 10 centimeetri pikkuse köie ja hoiad seda sirgelt, on see üks asi. Aga kui pead seda hakkama painutama, siis läheb palju rohkem vaja. Nii et ka Ukraina üksuste arv, keda me nüüd näeme siin piirkonnas laiali olevat, oleks tegelikult koondunud siia piirkonda. See tähendab mõlema jaoks äärmiselt verist linnalahingut. Ma ütlen seda lihtsalt niisama. Vaatame ka ülejäänud sektorid üle. Samal ajal tänan ma täna sponsorid, kelleks on loomulikult meie sõber Inkoni, keda ma isiklikult kasutan. Nii et pidage meeles, et teil on Parabellumi lingiga kogukonnale pühendatud pakkumine. Ja muide, te toetate ka kanalit ja meie tegevust, mis võimaldab mul teha videoid, isegi kui ma ei hooli vaatamiste arvust, ning käsitleda ka väiksemaid teemasid, nagu me tihti teeme. Nii et ma kujutan ette, et teiegi, nagu minagi, saate iga päev rämpsposti teenustest, mida te isegi ei mäleta, või väga tüütuid robotkõnesid, kus pakutakse tariife, pakkumisi ja muud taolist. Kui te olete segaduses, kuidas te nende nimekirja sattusite, siis teadke, et kui te kunagi registreerusite mõnel veebilehel või teenuses, mis oli nii-öelda tasuta, siis kui miski oli tasuta, tähendab see, et teenuseks olite teie ise. Nad tahtsid teie andmeid ja teie infot. Mida siis Inkonni teeb? Inkonni tegutseb vahendajana ja pöördub kõigi andmevahendajate poole. Ütleb neile, et nad eemaldaksid teie andmed, mis on väga oluline.
vahendab teie eest ja sisuliselt kustutab teie andmed. see aitab mitte ainult vältida teie andmete edasimüüpi turunduseesmärkidel, vaid vähendab ka rämpsposti ja soovimatuid kõnesid. Lisaks vähendate ka riski, et neid andmeid kasutatakse pahatahtlikeks tegevusteks. Su petuskeemid või sihitud rünnakud. Seega, mida vähem andmeid internetis, seda vähem nähtavust. Kas saite aru? Ja pidage meeles, erinevalt andmetest ei müü Inconni teie andmeid. Muidugi see maksab natuke, tegelikult väga vähe. Kui kasutate minu sooduskoodi, saate 60% soodustust. Leiate lingi kirjeldusest, kanalist, vestlusest ja kinnitatud kommentaarist. Nii et pidage meeles, kui teid ei leita, ei saa teid ka segada. Nii et härrased, kes seda teeb, toeta kanalit ja kui palju väärtustate oma aega, see on alati minu küsimus. 10 tüütut telefonikõnet vähem, 6 tähendab kogu seda võidetud aega. Ma ei tea, kuidas teil on, aga mind segatakse päris palju. Nii et liigume edasi ülejäänud olukordade juurde. Ülejäänud olukorrad on väga huvitavad, sest lõpuks, kui vaatame ülevaadet sellest, mis toimub ja mõistame, et see ressursside ratsionaliseerimine on midagi, mida tõenäoliselt peavad tegema ka ukrainlased, otsustades, mida kaitsta ja mida mitte kaitsta. Nii et näete, Siverski sektorit, Kostjantinivka sektorit, see on sektor Kostjantinivkast vasakul, mis muide on jälle aktiivseks muutunud. Oli üsna vaikne, nüüd on taas aktiivne. Kui loogika peab paika, siis venelased püüavad liikuda ülespoole, et võtta selja tagant need 2 linna, Orkshevo, Prošivka ja Trošivka, mis asuvad selles orus. Pane tähele, et samal ajal püüavad nad liikuda ülespoole mööda Stepanivkat, Tovapalkat ja Roškišnet, mis asuvad praktiliselt Kostjantinivka küljel. Kostjantinivka on veidi paremal. Tovapalkast. Mis puudutab Pokrovski Kreškini piirkonda, siis nagu näha, venelased suruvad endiselt peale, aga kui vaatame seda kaarti või vaataksime seda 3 kuud tagasi, pole suurt vahet, ega ka 5 kuud tagasi. Kui Kreškine oli vallutatud ja kuna piirkonnas on palju Ukraina üksusi, siis ei ole Vene üksused enam suurt survet avaldanud. Nagu näete, on muutused päevast päeva tõesti minimaalsed. See on aga lõunapoolsem sektor, kus ukrainlased ründavad sisuliselt Vene rünnaku külge, mis liigub Uljaipolest Zaporižžja oblasti poole Orekivi suunas. Nagu näha, on ukrainlased siin ühes piirkonnas tagasi võitnud 16 ruutkilomeetrit, teises veel 7-8 ja viimasel ajal on venelased siia koondanud palju üksusi. Me räägime Velika Novosilka põhjaosast, tõenäoliselt selleks, et proovida omalt poolt selle tegevust takistada. Ukraina, kes esimest korda pärast seda, kui venelased vallutasid Velika Novosilka, on peaaegu taas jõudmas nende Ukraina kaitsesüsteemideni, mis olid Velika Novosilka põhjaosas. See on läbimurre. Tegu üsna piiratud vasturünnakutega, mis ei ole eriti võimsad, kuid need sagenevad. Eriti just selles piirkonnas. Venelased otsustasid koondada jõud Velika Novosilka põhjaossa ja teisaldasid teised jõud Uspenivka ümbrusse. Miks? Tõenäoliselt püüavad nad teha vasturünnaku mõlemalt poolt. Nii põhja pool asuvate jõududega kui ka Uspenivkas olevate jõududega. Sest kui ukrainlased lähenevad Uspenivka tagant, lõikavad nad sisuliselt läbi Vene logistika, mis üritas Kuljaipole poolt Ternovate suunas suruda. Ja kõik muu. Nagu näete, on siin tegevused ja vastutegevused, mis on väga erinev aastast 2024-2025, kui ukrainlased olid igal pool täielikult kaitses. Ütleme nii, et nüüd on rohkem pendli efekt. Tuleb märkida, et isegi Vene kaardid, näiteks see Rüübari kaart, näitavad ukrainlasi üsna sügaval Novo-Mihhailivka piirkonnas, et anda aimu olukorrast. Nii et ka nemad kinnitavad teiselt poolt, et need Ukraina pealetungi operatsioonid survestavad päris tugevalt. Teiselt poolt üritavad venelased Kuljaipole sektoris jätkuvalt jõge ületada ja rajada tugipunkti, et hiljem proovida Orükivi tiivalt haarata,
kogu Zaporižžja sektoris. kui vaatame kaotatud ja võidetud territooriumi ruutkilomeetrites, siis näeme, venelased on kaotanud 11 ruutkilomeetrit. Limani põhjaosas 11, Velika Novosilka põhjaosas on venelased võitnud 14, 21, 22 ruutkilomeetrit. nii et lõpuks on see peaaegu viik. Aga ma ütlen alati, et ruutkilomeetrid ei ole enam kriteerium, mida me kasutame. Nüüd kasutame kriteeriumina hõivatud maa strateegilist väärtust, mis hõlmab kõrgust, kaitsesüsteemide olemasolu, linnapiirkonda, teid, logistilist väärtust ja nii edasi. Seega, kui ukrainlased võtavad 100 ruutkilomeetrit maad, kuid kaotavad Limani ja Kostjantinivka punktide seisukohalt, see tähendab kaotatud maa väärtuse seisukohalt, on need 2 logistilist ja linnalist keskust palju väärtuslikumad. See ei tähenda siiski, et maa väärtus, mille ukrainlased võtavad või võtavad tulevikus, ei võiks venelastele täiendavaid probleeme tekitada. Näiteks, kui nad jõuavad Kuleipoleni või midagi sellist. aga üldiselt võrreldes sellega, mida nähti 2014 aastal, on siin näha kõikuvat efekti. Ühest küljest saad, teisest kaotad. Loomulikult tuleb arvestada, et venelased on keskendunud Kostjantinivka vallutamisele, et jõuda Kramatorski ja Slovjanskini. Seega just seal nad saavutavad edu teiste territooriumite arvelt. Minu arvates on selline olukord ukrainlastele kasulik, sest see muudab kõik väga aeglaseks ja nemad saavad jätkuvalt arendada, nagu oleme näinud, droone ja allveedroone. Nende strateegiline võimekus Venemaad rünnata kasvab ning seega suureneb ka nende võime tekitada Venemaale poliitilisi või maineprobleeme. See kasvab iga päevaga. Ja seega suureneb ka nende mõjuvõim selles sõjas, nii-öelda. Paratamatult jään ma selle juurde, et Venemaa peab lõpuks valiku tegema. Nad peavad kas uusi jõude mobiliseerima või lõpetama selle Donbassis, kui nad on selleks võimelised. Praegu ei ole nad olukorras, kus nad saaksid selle sõja lõpetada, sest neil poleks midagi ette näidata. Ja seetõttu ongi nad selles tupikus. Ma usun, et Vene poliitiline eliit küsib praegu endalt. 1. Kuidas sellest olukorrast välja tulla? Ja 2. Kuidas sisemiselt seda otsust leevendada? Mida nad peavad tegema? Ajal, mil sul on kodus suured probleemid. Ukraina droonid ründavad Moskva rafineerimistehast ja muid sihtmärke, mida võib ainult juurde tulla. See on strateegilisest vaatenurgast tõsine probleem. Seega usun, et kui see nii jätkub, on vältimatu. Need valikud saavad olema dramaatilised. Tunnistades, et ukrainlastel on oma personaliprobleemid, neil on oma ressursiprobleemid, kuid kindlasti on see olukord vastuvõetavam, soodsam kui see, mis ootab ees aastatel 2024-2025. Seega tuleb leida ka viis, kuidas nägu päästa. Ja just selle lahenduse peavadki Vene juhid mütsist välja tõmbama. Siis on alati olemas ka idast tulev musttuik, nagu ma ütlesin. Kui Putin ärkab pärast internetitsensuuri, saadab veel 500 000 meest rindele, siis oleksid ukrainlastel tõesti suured probleemid. Sest olgem ausad, kui Putin võtab veel 500 000 venelast ja saadab nad rünnakule nagu 2024-2025 ning korraldab 2027-2028 veel ühe pealetungi, veel 500 000 sõduriga, siis oleks ukrainlastel väga raske sellest veel kord pääseda. Nad pääsesid eelmisel korral vaevu, juukseid pidi välja tõmmates. Ja äärmiselt külm talv, Starlinki eemaldamine, interneti sisemine katkestamine, see kõik aitas kindlasti Venemaad. Aga 2 aastat järjest sellist pealetungi nagu 2024-2025 viiks Ukraina kriisi, välja arvatud juhul, kui Ukraina ise ei tee massilist värbamist, mida nad on alati püüdnud vältida. Nagu näete, igale käigule järgneb vastukäik. Eeldades samu valikuid ja sama juhtimist aastatel 2027-2028 ei suudaks Ukraina 2 aasta pikkust pealetungi hallata.
kas need on Venemaa jaoks hallatavad kaotuste, sõja kestuse ja poliitiliste valikute seisukohalt? ma arvan, et see ongi küsimus, mida Venemaa juhid endalt küsivad. Kas nad suudavad endale lubada veel ühte 2024-2025 aastat? tänan teid kõiki, aitäh, et mind jälgisite. Kõik allikad leiate kirjeldusest. kohtume reedel, et teha väga konkreetne analüüs koridori küsimusest, Venemaa õhutõrjest, droonide kasutamisest ja ka Ukraina kaitsevõimest. väike spoiler, viimases Venemaa raketirünnakus, kus venelased tulistasid välja 79 raketti, peamiselt ballistilisi, suutsid ukrainlased neist alla tulistada vaid 7. See tähendab Patriot-süsteemide puudus. Pole juhus, et nad tahavad välja töötada omaenda süsteemi. Aga sellest räägime lähemalt reedel. aitäh kõigile ja head ööd!